Mu nimi on Franco Aron Ragilo, ma olen Harjumaa Nissi vallast. Ma olen rattasporti tugevalt teinud kuskil 4 aastat ja selles mõttes, et XO ei ole mu põhiala, et enamasti sõidan maanteed või cyclocrossi. Alguses üks suurimaid konkurente on Madis Michels, ta pani suhteliselt tempo peale, üks CFT sõitja ei jõudnud taga kaasa minna, laial osal sain mööda, saime kahekesi minema. Ma teadsin, et Madis on rohkem selline sprinter ja et tõusudel, ja mina olen selline natuke väiksem, et mul on tõusudel väike eelis, nii ma vajutasin ja siis tuli vahe sisse ja proovisin seda vahet sõidu lõpuni hoida. Et tehnilistel osadel läksin ettevaatlikult, mitte väga riskides ja 2 suurel tõusul, siis panin gaasi põhja. Tahaks kaugele jõuda profimaailma ja enamast mu lemmik on cyclocross, et see on põhiprioriteet praegu. Ma olen Elisabeth Ebras ja olen Kalevi rattakoolist ja umbes 3 aastat olen rattas sõitnud. Ma sõidan nii maanteed kui maastikku päris hästi ja plaanis on ka süklorattas osta. Alguses läksime kõik stardist koos ja ma proovisin kohe ette minna. Ja siis läks kõik hästi, mõned need väiksemad poisid käid küll ette alguses, aga nendest saime mööda ilusti ja siis see oli palju poisse ette, nii et ma sain põhimõtteliselt ainukesele nendest mööda ja teised tüdrukud jäid nende taha. No kõige raskem oli see tõus muidugi, see mis alguses oli ja lõpus, aga tehniliselt võib-olla oli see viimane hüpe natukene, aga kui seda osata, siis on polegi eriti midagi, kuigi ma sealt Kännu tropist ei sõitnud, aga küll ma selleni ka jõuan. Kõige rohkem tahaks ikka maailmameistriks saada, näiteks eraldi stardis, aga kõigepealt võiks mõnda naiste profiklubisse saada. Ma olen Joost Messi, olen 16-aastane ja ratast on sõitnud kuskil 3 aastat ja Pärnu Kalevi spordikoolis käin. Esimesel ringil oli siis passimine ja siis teise ringi alguse poole, kus oli see tehniline osa, siis sealt mõtlesin, et tõmban käigu sisse ja siis jätki teised maha. Ma sõidan kõiki asju üritan sõita, et võimalikult tugevaks saaks, aga põhirõhk on ikkagi maastikul. Plaanis on ikka mõndadel suurtel võistlustel ka poodiumile tulla ja mingit heasse klubisse või midagi tahaks tulla. Mailis Salla, ma olen Pärnu Kalevi spordikoolist ja olen sõitnud ratast 4 aastat, läheb 5 vist. Alguses olin seal eespool, tegin tempot või võtsin niimoodi normaalselt ja üritasin laskumistel ees olla ja siis läksime sinna esimesse raskesse tõusu ja seal siis sain veidi vahe sisse ja siis laskumisel edenes juba vahe ja siis juba oligi vahe sees. Ja siis võistluskäigus siis suurenes veel vahe. Sõidan maanteed, sõidan paiki, sõidan tsüklot, kõike. Tahaks kindlasti välismaal võistelda, häid kohti saada ja edaspidi ka hästi sõita.
Markus Pajur, 16-aastane Kalevi jalgrattakoolist. Alguses võeti väga rahulikult ja ma mõtlesin esimesel tõusul, et ma teen selle asja ära. Panin lihtsalt enda tempos ja nii see läks. Tõusud olid hästi rasked, aga laskumiste poolest ma nagu ei kartnud midagi. No ma sõidan kõike veel, aga järgmisest aastast kavatsen maastikule rohkem keskenduda. Põhieesmärk on ikkagi saada maailmameistriks ja kanda seda maailmameistersärki. Markus Pajur, Armin, film, veebi, foto ja telekaamerate ees. Merili Sirvel, 18-aastane Kalevi jalgrattakoolis. Sõidan nii maastikurattas kui ka maanteed hetkel. No konkurentsi ei olnud, et seda oli näha, et meid oli ainult 2, et rada oli raske, teine ring oli nagu kõige raskem füüsiliselt. Aga rada mulle meeldis. Jah, meeldis. No, loodan ikka jätkata, et eks vaatab, kuidas läheb tulemustega ja kui palju motivatsiooni jätkub. Minu nimi on Iiris Takel, ma olen 19-aastane ja ma olen Kalevi jalgrattakoolist. Sõidan peamiselt metsas, maanteel olen see aasta teinud 1 võistluse, Eesti meistrivõistluse grupisõidus. Muidu sõidan maratone, XCO-võistluseid, metsas peamiselt, trenni teen ka peamiselt metsas. Alguses oli Marili seest ära, mina olin Grete taga, siis esimesel ringil alguses sain Gretest mööda. Ja siis hakkasin Marilisi püüdma. Algus oli vahe suht pikalt sama, aga siis hakkas vähemaks jääma ja 3. ringi alguses sain Marilisi kätte. Ja siis sõitsin eest ära ja vahe läks järjest pikemaks ja tõusud läksid lühemaks. Tõusud olid, ma arvan, kõige raskemad nagu füüsiliselt, aga tehniliselt minu jaoks oli kõige raskem Rock Garden. Hüppakad 2-3 tegin ära. Tehniliselt väga raske ei olnud, pigem olid need tõusud, mis võib-olla mõjutasid kõige rohkem see tulemust. Ma võtan rohkem päev nädal korraga, et ma tulevikuplaane ei ole veel paika seadnud. Ja siis järgmise ringiga. Martin Loo, vanus on 29 ja klubi on Hawaii Express. Olen mägirattur ja võistlen siis ainult mägirattavõistlustel, sügisel ka mõned tsüklokrossid, aga ikkagi nii-öelda see eriala on siis seesama, mis siin täna toimus. Mägirattakross ringide peal ja hetkel veel jätkuvalt siis võistlen kõige kõrgemal tasemel, et sõidan MK-etappe, sõidan tiitlivõistlustel ja see on see, mis mulle meeldib. Täna suurim konkurent, nagu ka viimased ikkagi aastad on olnud, et oled ikka ise ja see, et tehnika vastu peaks ja ise mingisuguseid rumalaid vigasi sisse ei teeks. Ja rada mulle see aasta väga meeldis, et ma arvan, et viimaste aastate jooksul, et tervikuna kindlasti kõige parem rada, et tõusud olid väga korralikud, rasked, järsud ja samamoodi kuskil ei olnud sellist hetke, et tundub, et oleks igav või midagi, et tõusud ja seejärel sellised tehnilised laskumised või siis lihtsalt singlid, mida sai jagada väga hästi justkui sellisteks lõikudeks, et kuigi ma nüüd sõitsin 95% sõidust täitsa üksi, siis nii-öelda igav ei olnud kordagi, et minu kindlasti viimast aastate lemmikrada. Lähiaastatel ikkagi loodan ja usun, et on võimalik veel sõita samasugusel tasemel, et ainult tegeleda siis rattaspordiga.
ja ega plaan ja eesmärk ongi nii kaua sõita, kuni endal on tahet ja nii kaua, kui on võimalus seda teha. Et selge on see, et ikkagi endal sellist võimalust ei ole, et seda kinni maksta, et nii kaua, kui ikkagi keegi nagu toetab ja aitab, et mingil tasemel on seda siis võimalik teha ja loodan, et endal nagu motivatsioon ära ei kao, et siis nii kaua tahakski sõita, kuni ise tunned, et on veel äge, huvitav ja trennis ikkagi tunned ja tahad nii-öelda siis pingutada, et paremaks saada. Ma arvan, et mägirattakross, et see nõuab sõitjalt, ükskõik kas ta teeb seda trenni pärast või ta ka võistleb, et see nõuab väga head nii-öelda siis rattavalitsemist, tugevat füüsilist kui ka siis tugevat sellist enese nagu motiveerimist ja surumist, et isegi siis, kui noorena sõita mägirattakrossi ja kas või hiljem hakata maanteed sõitma, siis kindlasti mägirattakross annab väga hea ja tugeva põhja just rattavalitsemises. Et kui sa saad hakkama mägirattakrossi rajal mägirattaga, siis põhimõtteliselt võib öelda, et sa saad hakkama ükskõik mis muu rattaga, siis mis muul iganes distsipliinil, et on see siis downhill, on see süklokross, et loomulikult, et see ei tee sind kohe maailma kõige kiiremaks, aga see annab sulle sellised algoskused ja teadmised, et sõita ükskõik mis rattaga, mis tahes distsipliinil. Eesti meistrivõistlustel nüüd vastaklaaside tänavalt Martin Loo, Margus Kirvel, Kert Jõeäär ja Peeter Päri. Ma arvan, et kui me vaatame vanuseklasse 14, 16 ja osaliselt ka juunioreid, siis me oleme tegelikult päris heas lootustandvas seisus. Tegelikult poisid ja tüdrukud on tublid. Et ma usun, et me oleme tänaseks löönud selle väljundi, et nad saavad aru, et kui nad sellele keskenduvad, siis on põhjus veel tublim olla. Ma arvan, et suures plaanis kogu see töö tegelikult on kõik ees. Selle sõna nagu kõige tõsisemas mõttes, sellepärast, et selle sama loodava olümpiakrossi karikasarjaga ma arvan, et me loome tingimused konkurentsiks väärilistel radadel noortele ja ma arvan, et see viib iseenesest juba pika sammu edasi. Et noored hakkavad aru saama, mis tähendab tehnilisel rajal ühistardist sõitmine. Siiamaani on vähe neid võimalusi siiski kokkuvõttes, kus noored saavad sellist olümpiakrossi oma tõsises mõttes nagu harjutada ja konkurentsis olla. Maastiku peal ei ole nõrkadel mitte midagi teha. Maantee peal on niivõrd erinevad profiilid, et seal saab mängida erinevate asjadega ja saab midagi katta, midagi mitte.
maastiku peal peab olema ise mees või naine, et kõva tulemustega teha. Ütleme 15-16 me räägime ikka veel universaalidest selles mõttes, et oma peas võib-olla võiks olla mingisugune mõte seal, aga kindlasti mõlemad asjad täiendavad. Et selles vanuses, et minna ainult ühe peale, ma ei näe seda, eriti Eesti kontekstis täna veel mitte.